Ma tahan täna rääkida halastusest. Ega me ka kristlastena üleliia palju ei kasuta seda sõna või mõtle sellest, et on nagu midagi natuke äärmuslikku või halastust ikkagi me vajame või me rakendame teatud olukorras, kui midagi on ikka väga-väga valesti või piiridest väljas. 2016. aastal oli katolikus kirikus halastuse aasta ja sellega seoses tollane paavst Franciscus andis välja raamatu, see oli niisugune intervjuu vormis, Itaalia ajakirjanik Andrea Torinelli intervjueeris teda ja selle raamatu nimi oli Jumala nimi on halastus. Ja ma tahan tuua teatud mõttes väga kuidagi elementaarne teema kristlaste jaoks, aga võt nende elementaarsete teemadega on üks oht, et nad saavadki nii elementaarseks, et me kuidagi ei süübigi üldse selle sisse. Ja seega ma tahan kuidagi meie vaimus ja mõtetes üles tõsta selle Jumala halastuse teema ja sellest lähtuvalt see, kelleks meid on kutsutud seoses halastusega. Kui sellest Franciscuse raamatust rääkida, siis seal oli palju mõtlema panevaid asju selles raamatus, mis ta ütles, aga üks asi, ta tõi ühe palve seal esile. Kui ma õigesti, ma olen seda kuskil mujal veel kuulnud ja ma arvan, et see ei ole Franciscuse palve, vaid ta kasutab kellegi palvet. See on ühe preestri palve, kes palus Jumala käest, et issand, anna mulle andeks, kui ma olen liiga palju andestanud, aga sina oled see, kes sa mulle halba eeskuju andsid. Ja me võib-olla ei saa sellest kontekstist aru, kuidas liiga palju saab andestada, mõtle preestri peale ja üks osa tema tööst on piht, ehk pihi vastuvõtmine. Ja seal on tal vaja mingisuguseid otsuseid teha ja seal määratakse ka mingisuguseid, ma ei tea, kas karistus on liiga keeruline sõna või liiga ränk sõna või, aga mingeid asju, mida siis pihtija peab kuidagi lahendama. Ja siis tal on võimalus ka armu anda ja andestada. Ja ta peab kuidagi enda sees koos Jumalaga jõudma see, et kas see on see koht, kus andestada, halastust jagada. Ja siis see palve, et mu sees, see, mida ma Jumal koos sinuga olen kogenud elus, see on nii tugev mu elus, ma olen kogenud, kui palju sa oled halastanud mulle. Et mul on nii keeruline seista inimese ees ja talle mitte halastada ja mitte andestada. Kui lugeda piiblit, siis võib tekkida selline vastuolu või siis näiline vastuolu, sellepärast, et piiblis räägitakse palju ka Jumala vihast, kohtust ja samas Jumala lõputust headusest ja halastusest. Et kas siis Jumal on nüüd suure vihaga kohtumõistja või on ta lõputu halastaja ja läbinisti armuline või mahuvad need pooled kuidagi kokku. Üks väga kuidagi eriline kirjakoht minu jaoks on 2. Saamueli 24:14, kui me ütleme, et Jumala halastus on suur, siis see on nii abstraktne, mis see tähendab? Aga see on üks kirjakoht, kus Jumala halastus on pandud mingisugusesse mõõtkavasse ja see mõõtkava või võrdlusmoment on inimese halastus. Ja see olukord on see, kus Taavet oli teinud pattu, oli korraldanud rahva loenduse, mida ta ei oleks tohtinud teha, sellega ta kurvastas Jumalat ja Jumala prohvet tuli ta juurde, ütles, et sul on valida 3 karistuse vahel. Ja nende seast siis Taavet valib midagi ja ta ütleb selle kohta nii, et mul on väga kitsas käes. Langegem siis issanda kätte, sest tema halastus on suur. Aga inimeste kätte ma ei taha langeda. See on väga huvitav. See tähendab, ta nägi, ta oli kohtunud ja kogenud Jumalat, kelle halastus on suurem kui inimeste halastus, kellega ta oli kokku puutunud. Ja see heebreakeelne Jumala nimi on El Rahum, Jumal, kes on halastaja. Kui Jumal kohtub Hoorebi või siis Siinai mäel Moosesega või seal, kus antakse 10 käsku, siis Moosesest mööda minnes ütleb Jumal iseenda kohta, et issand on halastaja
issand on halastaja või El Rahum ja armuline Jumal pika meelega, rikas heldusest ning tõest. Ja see on nii fundamentaalne kirjakoht Vanas Testamendis, et seda on hiljem vähemalt 20 korral kasutatud seda väljendit, et issand on halastaja ja armuline pika meelega, rikas heldusest ja tõest. Hiljem, kui Mooses kutsub tagasi vaatama oma Jumala rahvast, Jumala tegudele, 5. Moosese raamatus 40. peatükis 31. salmis ütleb ta, et sest issand su Jumal on halastaja Jumal, El Rahum. Ta ei jäta sind maha, ta ei hävita sind, ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis. Ja samas, kes me piiblit tunneme, me suurepäraselt teame Iisraeli rahva lugu, kuidas Jumal karistas Iisraeli, kuidas Jumal oli Iisraeli rahval oli väga keerulised ajad läbi käia, seepärast nad hülgasid Jumala, nad tegid patte, mida tegid paganrahvad, mille eest Jumal hoiatas ja nii edasi. See tähendab, et me ei saa rääkida Jumalast, kes ei karista, me ei saa rääkida Jumalast, kelles ei ole viha, püha viha. Ilmutusraamat räägib vihakarikatest, mida see maailm saab kord osa. Need asjad ei meeldi meile, aga see on Jumala sõnas kirjutatud niimoodi. Aga see kõik mahub Jumala suure halastuse sisse. Ja tõenäoliselt ainuke võrdlusmoment, mida me oskame nagu enda jaoks ette kujutada, on lapsevanema distsiplineerimine, kui ta distsiplineerib oma last. Ta ei distsiplineeri last sellepärast, et last vigastada või ma ei tea, emotsionaalselt või veel enam füüsiliselt, vaid sellepärast, et tuua esile parem, suurem hea, suurem kasu. See on see põhjus. Ja kuigi me sellest lõpuni aru ei saa, siis see Jumala viha ja armu teema mahub ka sinna. Üks põnev lugu sellega Jumala halastusega seoses on veel. Kui Joona, me teame, prohvet Joona, sai käsu Jumala käest, mine kuuluta Niineve rahvale, et ma hävitan nad. Joona ei läinud mitte sellepärast, et ta poleks sellele rahvale tahtnud kuulutada seda sõnumit, sest see oli üks igavene vastik rahvas Iisraeli rahva jaoks, see, kes seal elas. Suur tüütus. Ja ma ei tea, meie kontekstis võib-olla see, et kui keegi saab sõna, mine kuuluta, ma ei tea, Putinile, ütle, et su päevad ei ole pikad. Ma arvan, et me tahaks hea meeleks, me tahaks näha seda sündimas, et ometi midagi paremat tuleks sealt poolt. Aga Joona ei läinud, aga see põhjus, miks ta ei läinud, oli hoopis teine. See selgub siis, kui ta on oma pärast keerdkäike jõudnud sinna Niinivesse ja kuulutanud selle sõnumi ja siis läheb mäe otsa vaatama, et millal siis Jumala väävel ja tuli tuleb taevast ja mitte midagi ei juhtu. Milline pettumus. Seepärast, et Jumal oli otsustanud armu anda, sest see rahvas parandas meelt. Ja Joona 4.2 ütleb, et issand, see on Joona nüüd, issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma alles olin kodumaal. Ma teadsin seda, et see nii läheb. Seepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sa oled armuline ja sa oled halastaja, pika meelega, rikas heldusest ja et sa kahetsid kurja. Et sa ei tee seda, kui sa näed, et inimesed meelt parandavad. Taavet võtab selle kokku, selle natuke vastandlikuna tunduva iseloomu psalmis 30, sest tema viha kestab silmapilgu. Aga ta lahkus kogu eluaja. Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. See kõik on eellugu. Luues fooni, et meil on Jumal, kes on halastaja. Jeesus rääkis oma kuulajatele ligimise armastusest ja ta rääkis mehest, keda rünnati tee peal, peksti läbi pool surnuks, võeti kõik, mis talt võtta oli ja ta jäi sinna poolelasti vigasena. Ja siis tuleb preester ja tuleb leviit ja neil oli piisavalt mõistlikke põhjuseid, miks mitte kätt tema külge panna ja miks mitte teda aidata. Ja siis tuleb samaarlane, see jällegi see põlatud rahvas. Ja samaarlane teeb midagi, mida need väärikad juudi ühiskonna esindajad keegi ei teinud. Ta aitab, ta tasub ma ei tea, hotelli ja ravikulud. Ja Jeesus ei räägi seda lihtsalt mitte niisama, vaid tema käest küsiti,
armastuse kohta ja ligimise armastuse kohta ja kes on mu ligimene. Ja siis ta rääkis selle loo. Ja siis, kui selle loo oli lõpetanud, siis ta ütles, minge ja tehke teie samamoodi. Ja eriti tolle aja kontekstis see oli midagi üle piiri. See ei mahtunud nagu, keegi ei oleks tõenäoliselt oodanud temalt isegi seda. Keegi ei mõistnud võib-olla isegi hukka preestrit või leviitis. Need olid oma põhjused, miks nad ei kulutanud oma aega või miks nad ei riskinud saada roojaseks või seal oli erinevad asjad. Aga keegi läks kaugemale, kui isegi tavapiir oli ja see oli halastaja, Samaaria mees. Halastaja. Tänase loo ja jutluse peamine eesmärk ei ole kirjeldada mul Jumalat. Kuigi see on väga oluline, see on vundament, aga selle kirjelduse ja suund ja eesmärk on see, et Jumala nimi on halastus, las minu nimi olla ka halastus. Mine ja tee nõnda samuti. Mine ja halasta. Keegi on öelnud, et inimene, kes keeldub halastamast, hävitab silla, mida mööda ta ise peab üle jõe minema. Ehk see hävitab ja lõhub midagi meie elus, kui meie keeldume halastamast. Halastus on Jumala südamest lähtuv kaastundlik tegutsemine inimese jaoks, kes vääriks pigem karistust. See on armastuse praktiline väljendus kannatava süüdlase või abitu inimese vastu. Üle piiri, midagi rohkem. Psalm 103 ütleb, halastaja ja armuline on issand, pika meelega ja rikas helduses, tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Kui räägitakse halastusest, siis selle kõrvale tuuakse sageli arm. Ja nende erinevus on see, et kui Jumal annab meile armu, siis ta annab meile midagi head, mida me ei ole ära teeninud. Mida me ei saagi ära teenida. Ja halastus on see, kui Jumal ei anna meile seda halba, mida me oma eluga oleme ära teeninud või mida me vääriksime. Maailma kirjanduse klassikas on mitmeid väga erilise halastuse lugusid. Ja üks nendest on väga keeruline teos tegelikult. See on Shakespeare'i Veneetsia kaupmees. Ja ma hästi lühidalt, selleks, et te mõistaksite seda tsitaati, mis ma teieni toon, ma hästi lühidalt selle sisu toon teieni. Seal on üks Bassanio, kes soovib abielluda Portia nimelise naisterahvaga, aga tal ei ole raha selleks. Ja siis ta pöördub oma sõbra Antonio poole, kes on rikas ärimees, aga see rikkus on kõik kinni laevade peal. Laevad on, aga see raha tuleb. On see, et tuleb, varsti tuleb, aga see on kinni. Ma olen investeerinud. Ja siis see Antonio otsustab minna juudi sükse, ma ei saa, ärimees ka, läheb tema juurde ja ütleb, et ma tahaks sult raha laenata. Mul kohe raha tuleb. Aga see juut teeb lepingu, tal on väga keerulised suhted kristlastega, sellepärast, et tütar põgenes ühe kristlasest noormehega. Ta ei oleks iialgi andnud oma tütart kristlasest noormehele, aga ta tütar põgenes temaga. Ja tal on sügavad haavad kristlaste vastu. Ja siis ta teeb lepingu. Okei, aga kui see raha tähtajaks ei tule, siis ma saan sinu ihust naela sinu liha. See tundub väga vastikuna ja see ongi. Sõna otseses mõttes nael sinu liha. Selle koha pealt, kus ma tahan. Ja Antonio kirjutab sellele kergekäeliselt, alles ta teadis, et see raha tuleb. Loomulikult laevad läksid põhja, raha ei tulnud, nad on kohtus ja see juut nõuab naela liha Antonio ihust. Ja see kõik läheb väga viimase piiri peale, kuni tuleb kohtusaali üks noor advokaat Baltassar, kes tegelikult oli selle Bassanio naine Portia, kes oli riietatud meheks ja tehtud meheks. Ja see Baltassar või see noor advokaat ütleb sellele juudile, seal oli ees ka midagi, aga ütleb sellele juudile, nüüd on sinu võimalus, ainuke võimalus, nüüd on sinu võimalus halastada. Halasta Antoniole ja ära nõua seda, mida sa oled lepinguga sisse nõudnud. Seepärast, et raha oli selleks ajaks juba tegelikult kohale jõudnud ja seda oli topelt koguses. Aga see juut
Ütles, et ei. Ja ta ütleb sellise asja, aga ütle mulle, kes sunnib mind halastama? Kes sunnib mind halastama? Ja siis on tõenäoliselt maailma kirjandusklassika üks ilusamaid ülistuslaule halastusele, mida siis see Portia või siis ta esines seal Baltassarina, mida ta esile toob. Ja see kõlab nii. Halastust ei saa sundida. See langeb nagu leebe vihm taevast maa peale. See on kahekordne õnnistus. Ta õnnistab nii andjat kui vastuvõtjat. Ta on kõige vägevam vägevate seas. Halastus austab kuningat enam kui ta kroon. Tema valitsuskepp näitab ta maist võimu ja jõudu. Aukartuse ja väärikuse märki, milles peitub vürstide hirm ja vägi. Aga halastus valitseb selle üle. See asub kuningate südames ja on Jumala enda tunnuseks. Maine võim on Jumalale lähim, kui õigus vürtsitab halastus. Maine võim on Jumalale lähim, kui õigust vürtsitab halastus. Ma ei hakka rääkima seda, kuidas see lugu edasi läks. Vana testamendi prohvet Miika kirjutab, tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, et sa armastaksid headust. Originaalkeelne sõna heset heebrea keeles, seda võib tõlkida nii headuseks kui halastuseks, et sa käiksid alandlikult koos minuga. Jeesus ütleb õndsaks kiitmises, õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Armsad, halastamine ei ole meie kui kristlaste jaoks mitte midagi sellist, mida kui tahan, siis halastan, kui ei taha, siis ei halasta. Jah, teatud mõttes on see sama juudi küsimus ka, et kes mind sunnib halastama? Ja keegi ei tule käsi väänama. Aga Jumal on üsna selge, et kui sa tahad, et Jumal sulle halastaks, siis ole halastaja. Ja see on isegi natukene võib-olla valet pidi või kuidagi vale nurga alt vaadatuna. See on see, et ma tahan midagi saada, Jumal, et sa teeksid mulle, okei, ma siis teen seda. Ma tahan nii väga halastada, mul on hirm, et sa ei halasta mulle, okei, ma halastan. Vaid pigem on see, et sa oled kokku puutunud sellise halastusega. Armsad, me oleme kokku puutunud, me oleme osa saanud, meie elu on jäägitult muudetud, meie saatus on jäägitult muudetud sellepärast, et sind on puudutanud halastus. Sa oled osa saanud halastusest, mille saavutamiseks sa ei ole tegelikult mitte midagi saanud teha. Saanud ütelda lihtsalt, aitäh sulle, ma tahan seda vastu võtta. Ma tahan osa saada, sest ma ei taha elada kohtumõistmisel, ma tahan elada halastuses. Ja kui sa oled sellega kokku puutunud, siis see küsimus on, et kuidas me saame teistmoodi. Reaalsus on see, et saame. Me ei saa kellelegi näpuga näidata tõenäoliselt, me saame ainult enda poole vaadata, et reaalsus on see, et me saame elada halastamatut elu või käituda aeg-ajalt halastamatult, isegi kui me oleme millestki nii suurest osa saanud. Jeesus ise rääkis ühe loo. Mees, kes oli võlgu isandale nii suure summa, et seda oli võimatu elu jooksul tasuda. Jeesus natuke liialdas. Nii suurt summat ei olnud isegi võimalik võlgu jääda elu jooksul. Ja see tähendab, et lahendamata olukord. Ja isand kutsub ja ütleb, et maksa tagasi see. Ja ta nutab seal ja halab, et oota veel natuke, et küll ma maksan. Mul on pere ja lapsed ja mis siis kõik tuuakse ja siis see isand süda läheb haledaks ja ütleb, et okei, ma kingin sulle selle võla, ma halastan su peale. Ja siis see mees, see sulane läheb välja ja kohtab teist sulast, kes on talle 100 korda väiksema summa võlgu ja kägistab teda ja ütleb, maksa kohe tagasi. Ja temaga ütleb, et ole minuga kannatlik, ma maksan, ma varsti saan. Aga ta ei kuule seda ja heidab, laseb vangikongi heitama kaassulase. Ja isand näeb seda ja kuuleb sellest. Ja midagi tema sees kihvatab ja ütleb, tooge see, kellele ma armu andsin. Ja andke ta piinajate kätte. Ja ütleb Jumala sõna. Armsad, kõik
algab sellest, et me mõistame, kui lootusetus olukorras me oleme ilma armu ja halastuseta. Igasugune uhkus meie elus tõstab pead siis, kui me selle ühenduse kaotame ja me arvame, et meie oleme oma pühaduse sooritusega midagi ära teeninud. See on kaugemal tõest kui ükski muu asi, aga me vahel hakkame seda mõtlema. C.S. Lewis on ütelnud, et halastada tähendab mõista, kui meeleheitlikult me vajame ise halastust. Ma käisin eelmisel pühapäeval Luteri kiriku teenistusel ja kui sa oled missal, vabakogudustes seda sellist missa vormi ei ole, aga kui sa oled missal, siis sa lähed sinna, me laulad koos ühe kiituslaulu ja esimene asi, missa vormis on Kyrie eleison, seda esimese asjana antakse sulle see reaalsuse mõistmine, et me vajame meeletult issanda armu, issanda halasta, Kristus halasta, issand halasta, Kristus halasta. Ja seda võib võtta sellisena, et ma ei tea, surutakse kuskil, et me tunneksime nagu roomaksime nagu ussikesed. See ei ole iialgi see, mida Jumal on tahtnud teha, vaid Jumal on kõike teinud selleks, et me tunneksime ennast väärikalt, et me tunneksime ennast õnnistatult, et me tunneksime ennast tähendusrikkalt. Aga see, mida ta tahab teha, on anda mõista sellest reaalsusest, et see väärikus, see tähendusrikkus, see õnnistus, see igavene elu, mis sulle antakse, ei lähtu sinust. Vaid see on tema antud. Ja kui me seda oma elus mõistame, siis kaob uhkus, siis kaob näpuga näitamine, siis kaob vastu rinda tagumine, küll mina olen püha, küll mina olen võimas. Ja siis kaob ka alaväärsus, et ma ei ole mitte midagi. Mis mina. Oled küll. Me kõik oleme erilised. Me kõik oleme Jumala silmaterad. Igal hommikul, kui sa ärkad, sa võid seda öelda ise endale. Aga see ei lähtu sinust. See lähtub Jumala halastusest. Sakaaria raamatus on üks väga eriline kirjakoht. Just sellest lähtuvalt. Ka sellest, mis puudutab seda, et meile on halastatud. Sakaaria 3:1-5, ma loen selle. See on nüüd Jumala pilt prohvetile. Prohvet näeb seda oma vaimus. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas issanda ingli ees ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. Ja issanda ingel ütles saatanale, issand, sõidelgu sind saatan. Jah, issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind. Eks see ole tules tõmmatud tukk. Joosual, kes oli siis ülempreester, olid seljas määrdunud riided. Ja ta seisis ingli ees. Ja ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees nõnda, võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ingel ütles temale, vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega. Ja ta ütles, pange temale puhas mähis pähe. Ja temale pandi puhas mähis pähe ja riided selga. See on Jumala sõna. Võib-olla seda pinna peal see lugemise, kellelgi olid määrdunud riided. Aga teate, siin on juttu ülempreestrist. Kui ülempreester läks templisse teenima, siis ta vähemalt nädal aega elas teistest eraldatuna. Täiesti, meie mõistes eraldi korteris. Selleks, et ta ei saaks puudutada midagi roojast, selleks, et ta ei saaks kokku puutuda mingisugusel ei emotsionaalsel, füüsilisel moel millegi roojasega. Ta oleks eraldatud palveks enese valmistamiseks. Puhtus, number 1 küsimus. Ja siis ta läheb templisse. Ta käib seal kõige pühamas paigas enda pattude pärast. Ta tuleb välja, ta peseb duši all ennast, ta paneb uued riided selga, ta läheb preestrite pattude pärast. Ta tuleb tagasi, peseb ennast, paneb puhtad riided selga, siis läheb rahva pattude pärast. Puhtus. Kõik tehti selleks, et ta oleks nii puhas, ei ühtegi mingisugustki plekki mingiski mõttes. Ja nüüd antakse prohvetile pilt ülempreestrist, kelle riided on roojased. See räpased, täiesti sobimatud. Ja me teame seda, et see on prohvetlik pilt Jeesusest, ühest teisest Joosuast. Jeesuse nimi ja Joosua nimi on üks ja sama nimi. Sellest Jeesusest, kes tuleb ja annab meile puhta rüü, sest meie rüü
on määrdunud. Meie rüü on räpane. Ja tema seisab meie eest. Tema paneb meile mähise pähe või krooni pähe ja annab valged rüüd. Üks vägevamaid elamusi kunagi, ma mäletan, kui piibli lugemise laager oli Hiiumaal, siis mind kutsuti kell 5 hommikul Kaplimäe tippu kitarriga laulma Ma tõusen mäele laulu. Ja seal ma laulan, ma ei teadnud täpselt, mis kellest nad laulan, aga ma tõusen mäele. Ja siis tuleb see noored, kes seal piibli lugemise laagris olid, Kõpu koolist, neil oli päris pikk maa tulla sealt tegelikult ja hommikul kell 5. Noored, siis suhteliselt pahurite ja uniste näkudega küll nad tulid, aga neil oli kõigil seljas valged rüüd. Ja see pilt on midagi, mida ma ei unusta. Valgetes rüüdes noored ja nad tulid sinna ja kogunesid ümber selle vaatlustorni või mis seal on, valgetes rüüdes. Ja me laulsime, las su au täidab maad, las su vaim täidab seda maad. Ma tõusen mäele, valged rüüd. Uue Testamendi sõnum ja küsimus on see, et meile on nii äärmuslikult palju halastatud. Kuidas me saame olla halastamatud? Jumal on väga kirglik seoses halastusega. Ta on kirglik meile halastama. Ta on kirglik nägemas meid halastamas. Ja see ei ole lihtsalt rääkimas, kui head inimesed me oleme. Ei, see räägib sellest, kui palju me oleme aru saanud, millest me oleme osa saanud, see, kui me halastame. See ei räägi meie headusest. See räägib sellest, kui palju me oleme aru saanud sellest, mida Jumal on meie eest teinud. Sest kui te annate inimestele andeks need eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Ma lõpetan looga isast ja tema teismelisest pojast, kelle suhe oli muutunud nii pingeliseks, et see lõpuks murdus. Ja poeg jooksis kodust ära ja isa asus teekonnale siis, et oma poega otsida. Ja lõpuks Madridis oma viimases meeleheites katses oma poega leida, pani ta kohaliku ajalehte kuulutuse. Kallis Pako, kohtu minuga ajalehe toimetuse ees keskpäeval. Kõik on andestatud. Ma armastan sind, isa. Ja järgmisel keskpäeval kogunes väidetavalt ajalehe toimetuse ette 800 Pako nimelist noormeest. See võib olla lugu, ma ei tea, kas seda kunagi tõenäoliselt juhtunud on. Aga see lugu räägib midagi. Armsad, maailm januneb halastuse järele. Ta ei janune seadusetundjate järele. Ta januneb halastuse järele. Liiga palju on õiguse nimel, puhta õpetuse nimel, puhta selle ja teise nimel tehtud katki oma lähedasi. Liiga palju on õiguse nimel purunenud suhteid perekondades, liiga palju on inimesi, kes on arvanud mitte väärt olema halastust ja armu. Ja kusagil on need 800 Pakot, kes igatsevad kohtuda isa halastusega, armu ja andestusega. Ja sõber, armas kogudus, meie saame olla selle armastuse, halastuse ja andestuse vahendajad. Ole halastaja. Ole nagu Jumal. Andke andeks, ma räägin ühe loo veel ja siis lõpetan. Ja see lugu pärineb ka ühest kirjandusteosest. Ja see on Hüljatud. Hugo Hüljatud, kus Valjean oli ta vist perekonna nimi sellel, kes oli küllaltki ülekohtuselt vangi sattunud ja ta sai endale märgi külge, et ta on vang ja siis ta sattus preestri juurde, kes oli sisuliselt ainuke, kes teda vastu võttis ja ta ööbis ta juures. Aga ta varastas selle preestri juurest lauahõbedat ja politsei pidas ta kinni ja tõi ta tagasi preestri juurde. Ja preestril oli valik, õigus või halastus. Ta oleks öelnud, see on meie kiriku lauahõbe, anna siia. Mina kinkisin sulle nii palju head ja sina tegid sellega nii. Aga ta ütles, et ei, ma andsin need talle.
aga sa unustasid küünlajalad võtta, et võta need ka. Ja see muutis selle mehe elu nii, et sisuliselt suunaga, kuna ta oli põlatud, kõrvale heidetud, see tee muutus, et hakkas otsima, kuidas halastada, kuidas head teha. See on halastuse vägi, see nakkatab. Jumal on sind puudutanud, Jumal on mind puudutanud ja meil on võimalus puudutada seda maailma. Isa, ava meie südame silmad. Esiteks nägema seda, et me oleme ilma sinuta räpased, kõlbmatud. Aga ava meie silmad nägema ka seda, kui eriliseks, kui õnnistatuks, kui õigeks, kui piisavaks, kui vastuvõetavaks sa oled teinud meid Jeesuse Kristuse lunastuse läbi. Istuta see meie sisse, mitte selliselt, et me lihtsalt oma mõistusega seda teame või aeg-ajalt see meile meelde tuleb pühapäeviti, vaid see on midagi, mis transformeerib meie elu taas ja taas ja taas. Mis paneb meid jooksma õigete asjade järele. Mis paneb meid maha jätma seda, mis takistab seda võidujooksu. See on tänu sulle, et sa oled täna siin oma väega, oma ligioluga, selleks, et aidata neid, kes hüüavad, issand halasta mu peale. Issand halasta, issand aita. Ma ei jaksa, ma ei oska, ma ei tea. Issand õnnista meie lähedasi. Anna palju armu. Tõmba kõiki meie lapsi, meie lähedasi enda poole. Et nad kogeksid sinu halastust ja sinu armu. Ja aita meil olla selle edasikandjad. Tänu sulle, et sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti Jeesuse nimel. Amen.